senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tere taas kõik 3. poolaja kuulajad ja vaatajad, rõõm on taas tagasi teie teenistuses olla. 2 nädalat ja natuke peale on läinud mööda linnutiivul jalgpallihooajad Euroopas lähenevad lõpule ja seetõttu siis täna me räägime rohkem välismaa jalgpallist, aga sellel välismaa jalgpallil on väga otsene seos Eestiga, sellepärast, et täna on meil siin külaline Briti suursaadik Ross Allen. Tere, Ross! Tere! Kuidas läheb? Minul läheb hästi, aga kohe me saame teada, kuidas läheb ka teile, ehk et täna tuleb meil siis juttu nii eelkõige Inglismaa jalgpallist, aga mitte ainult. Hakatuseks, Ross, siis, et järgmisel nädalal on üks väga suur mäng tulemas üleüldse ja ilmselt ka väga suur mäng teie jaoks, kui on Euroopa konverentsiliiga finaal Crystal Palace, Rayo Vallecano. Kui väga te seda mängu? See on nii suur mäng, see on meie esimene ja võib-olla ainuke Euroopa finaal. Ja, mul on väga suur huvi selle vastu. See on natuke raske, sest mul on sõbrad, kellel on piletid, nad on saadaval, aga probleem on, meil on külalised siin Tallinnas. Ja seejärel ma pean vaatama telekat siin Tallinnas, aga ma vaatan iga päev, kas on võimalik, et ma sõidan Leipzigasse, aga ma arvan, ei ole võimalik, aga väga-väga suur mäng meie ajaloos. Ja, ehk siis finaalmäng toimub Saksamaal Leipzigis, et nagu kirjeldasite, et väga tahaks kohale minna, aga töökohustused ilmselt ei luba, jah? Ja, see on, ma vaatasin ja see on 19 tundi Tallinnast Leipzigisse. Nii kaua? Ja, nii kaua, aga kahjuks ei ole võimalik sel aastal, aga loodetavasti võidame. Ja kui me võidame, siis oleme Euroopa liigas järgmisel hooajal. Loodetavasti. Ma hoian pojalt. No nii, hoiame teile ka kahtlemata pöialt, et kes jalgpalli on jälginud, nende jaoks võib-olla isegi see, et Ross Allen on Crystal Palace'i poolehoidja, ei ole enam väga suur saladus, aga sellegi poolest, et räägime selle loo lahti, et kuidas teist sai Crystal Palace'i fänn? Perekond? Ja, mul ei olnud valik selles. Minu isa oli Crystal Palace'i fänn ja minu esimene mäng oli, ma mäletan täpselt, oli Crystal Palace ja Charlton ja oli 0-0 eesti keeles. Aga isegi oli 0-0. Ma sain Crystal Palace'i fänniks. Ja ma elasin lapsepõlves Lõuna-Londonis. Ja see Lõuna-London on ikka Crystal Palace'i piirkond Londonis. Et kas Crystal Palace on siis Lõuna-Londoni suurim meeskond praegu? Ja võib-olla. Näeme. See on ka Charlton Athletic, Millwall, Wimbledon oli Lõuna-Londonis, aga siis nad kollisid Milton Keynes'e, oli vastuoluline tol ajal. Aga tänapäeval see on Crystal Palace on suurem meeskond Lõuna-Londonis. Kui väike poiss Ross siis oli, kui ta käis seda esimest mängu Charltoniga vaatamas? Kui vana te olite? Võib-olla 6-7 umbes, oli üllatus, et inimesed kasutasid halvad sõnad. Nagu ropendamine. Swearing. Ropendamine, inglise keeles. Ja ma mäletan, et ma ütlesin minu emale, ema, inimesed ütlesid, ma arvan,
või te inglise keeles veel? Mitte nii tosised sõnad, aga oli üllatus mulle. Ja siis ma käisin mängis mõnikord ja siis, kui ma lahkusin ülikoolist, ma elasin Lõuna-Londonis, Brixtoni ja Ovali lähedal ja oli võimalik minna Crystal Palace'i staadionile bussiga, päris lihtne. Selhurst Parki. Ja, Selhurst Park ja mul oli näiteks hooaegpilet, like season ticket. Ja, mul oli hooaegpilet päris tihti, aga probleem oli, et me olime nii nurgad tol ajal. Me olime championshipis ja ma arvan 2 korda läksime pankrotti. Like 2 times, 2 korda we went bankrupt or into administration. So, ja siis see oli 2010, aasta 2010, oli, ma arvan, 4 sobra. 4 sobra? Sober, 4 friends. 4 sõpra. 4 sõpra Lõuna-Londonist, kes ostsid Crystal Palace'i. Ja ma arvan, oli ainult 10 miljonit naela. See on tänapäeval see... Väga väike raha. Ta hendab nagu bargain. Ja siis jumal tänatud, me läksime Premier League'isse, playoffs kaudu. Ja ma arvan, et tänapäeval me olime Premier League'is võib-olla 10 või 11 hooaega ja päris pikk aega. Ja siis eelmisel aastal oli parem aasta meie ajaloos. Me võitsime FA Cupis. Inglismaa karika. Ja siis meil on see mäng, mis on Community Shield nagu superkarikas põhimõtteliselt, meistri ja karikavõitja vahel. Mõlemad mängud siis olid Manchester City vastu. Täpselt nii. Ja me võitsime veel 1 kord ja siis oli vastuoluline protsess UEFA-ga. See oli väike skandaal ja see oli põhjus, miks me oleme hetkel Euroopa Conference League'is ja mitte Euroopa League'is. Päris keeruline, aga loodetavasti me võidame ja siis meil on meie oma hooaeg Euroopa Liigas. Jah, no võib öelda isegi tagantjärgi, et võib-olla see oli isegi klubile hea, et seda Euroopa Liiga kohta ei saadud, et praegu on konverentsi liigas läinud niivõrd hästi, et... Võib-olla oli parem. On võimalik öelda, et meile oli parem, et Euroopa Conference League ei ole nii tugev ja meil oli võimalusi. Ma arvan, et me olime favoritid eesti keeles selleks ja loodetavasti me võidame. Rayo Vallecanost ma ei tea nii palju. Ma arvan, nad on nagu Crystal Palace kesktabelis. Mõlemad on, üks on Inglismaa Premier League'is, teine on La Ligas keskel, nii et vast tuleb huvitav mäng. Aga te mainisite seda eelmist hooaega, eelmist aastat, mis oli Crystal Palace'i jaoks ikka väga-väga ajalooline. Ja te olite ise ka Wembley'l FA Cupi finaalil kohal. Ma olin seal ja oli uskumatu päev. Et kui praegu, nüüd on sellest ikkagi juba päris palju aega ja möödas, aga kui te praegu mõtlete sellele, mis emotsioonid tekivad? See päev oli natuke liiga palju. Mul oli nii palju stressi ja ma ärkasin üles võib-olla liiga vara. Liiga vara, too early. Und ei olnud? Kell 5 võib-olla Londonis ja ma olin koos oma sõbradega ja siis ma olin nii nervoos ja me as we scored, lõime värava.
me lõime värava päris vara üsna mängu alguses. Mängu alguses ja siis oli nii palju aega kannatada ja ma mäletan, et mul oli peavalu millest? Vähe aeg jooksul. Millest teil peavalu oli? Stressist. Õlust? Ja ma ütlesin minu sõbrale, mul on peavalu ja oli mees minu ees ja ta vastas, mul on peavalu ravi. Tabletid? Ta aitas mind. Ja, ta aitas mind sellega. Ja siis oli liiga palju, ma olin nii väsinud selles ja ma arvan, et oli rohkem naudiv üks päev, 2 päeva pärast, mitte too päev. See oli nagu laulupidu siin. Ma arvan, et ma nautisin laulupidu ja FA Cup finaali rohkem pärast. Mitte too päev. No ma ei usu, et teil Eestis laulupeo ajal peavalu on, et see oli teistmoodi ilmselt. See oli ilma peavaluta, aga ja ma olin natuke nervos ja oli mõlemad, ma vaatasin üle nii palju, 2 päeva mitu korda te olete seda mängu uuesti vaadanud? Jalgpalli? Ei, seda FA Cupi finaali, mitu korda te olete vaadanud? 5, 6, 7, nii palju. See oli Eberechi ese. Lõi meie värava ja see hetk oli võib-olla, ma pean olema natuke ettevaatlik, et mitte öelda, see oli tipphetk minu elus, sest ma arvan, et minu naine minu marriage, pulmad. Kindlasti pulmad on esimesel tasemel, aga siis lapsed, so ma arvan, see on pulmad ja siis mul on 3 last, aga siis see hetk, kui Eberechi ese lõi selle värava, see oli nii hea. No Ross, kui te kirjeldasite ise, kuidas teie jõudsite Crystal Palace'i juurde läbi oma pere, oma isa, et teil polnud muud võimalustki. Kas teie lastel on muu võimalus? No, nad on Crystal Palace'i fännid ka. No chance. Ilma, see oli kohustuslik. Minu lemmik Eesti sõna, kohustuslik. See näiteks minu tutrel on uus särg hetkel, see on Saa, Ismail Saa on meie rundaja ja ta on Senegalist pärit rundaja ja tal oli nii hea season. Hooaeg, aastal. Hooaeg sel aastal. Ma arvan rohkem kui 20 väravat. Umbes pool Premier League'is ja pool konverentsliigis. Ja ta on minu tutre lemmik mängija hetkel Crystal Palace'iga. Teie särk, Ross, nii palju kui mina olen pilte näinud, on number 17. Jaa. Miks? Ma arvan 17 oli Glenn Murray. Meil oli rundaja nimega Glenn Murray. See on vastuoluline, sest Glenn Murray mängis ka Brightoniga ja Crystal Palace ja Brighton. Suured rivaalid. Täpselt nii. Aga see on natuke imelik, et Glenn Murray mängis mõlemadega. Aga see särk jääb teile igaveseks, te ei vaheta seda välja? Mul on nii palju särgi. Võib-olla 4 või 5. Erinevate numbritega? Ja üks on väga vana. See on 1990 aastast. Kui me olime FA Cup finaalis veel esimest korda. See oli Manchester Unitedi vastu ja kahjuks me lost. Kaotasite, jah? Kaotasime, jah. Seda sõnad ei tunne eesti keeles, kaotasime. Võõras sõna Crystal Palace'i fännile, et kaotasime. No, te olete Eestis nüüdseks elanud ja töötanud
5 aastat. Ja. Kas ikka Eestis ju Crystal Palace'i fänne poolehoidjad, olete te mõne leidnud nende aastate jooksul või mitte? Üks. Kes ta on? Ta on Jakob ja Tere Jakob, kui Jakob vaatab seda. Ma olin Südalinna koolis, see on Südalinna kool siin Tallinnas ja ma ütlesin, ma olen Crystal Palace'i fänn. Ja mõned poisid esimesel ridal Jakob on Crystal Palace'i fänn ka. Ja ma küsisin Jakobil, miks? Ja ta vastas, tema lemmikmängijad oli Ebereche Eze ja Michael Olise. Kahjuks hetkel... Kumbki enam ei ole Crystal Palace'i? Olise on Bayern Munichiga ja Eze on Arsenaliga. Aga tol ajal see paar oli nii tugevad. Imelikud. Kas te olete Jakobiga ka siis pärast koos Crystal Palace'i mängu vaadanud või mitte? Ma arvan, et tol ajal Jakob oli võib-olla 16 või 17. Nii täna võib-olla Jakob on 20-21. Võib-olla ta teen sojaveeteenistus või midagi, võib-olla ülikoolis. Ma ei tea. Aga ma olin rõõmus, et oli veel üks fänn siin Eestis. Ja loodetavasti tulevikus 5 või 10 või me proovime. No nii, et kui nüüd järgmisel nädalal konverentsi finaal mängitakse ära, see on juba tänaseks selge, et Crystal Palace'i peatreener Oliver Glasner klubi juurest lahkub. Kahjuks. Olete õnnetud selle üle? See on väga suur kahju. Võib-olla väike enamik, minority? Vähemus, jah. Vähemus fännid on natuke näiteks what's the word of angry? Vihased teemaga, aga mina ei. Ma arvan, ta on kindlasti parem treener meie ajaloos ja me võtsime nii palju teemaga ja ma arvan, ta on nii hea treenerina, et see on loomulik, et ta läheb võib-olla how to say to a bigger clubs, suurematesse klubidesse. Suurematesse klubidesse. Ja ma arvan, et he deserves that. Ta väärib seda, jah. Ta väärib seda, ja mul ei ole probleem Glasneriga, et ta läheb. Ja ma arvan, et meil oli võib-olla üks kuu detsembris või jaanuaris, kui mõned fännid olid natuke vihased teemaga, aga ma arvan, see on läbi ja kui me võidame järgmisel nädalal, siis kõik on väga rõõmsad teemaga. Ja meil on plaan väike, to make a statue. Nagu mingi kuju. Meil on plaan, et kui me võidame, siis kindlasti on kuju Oliver Glasnerist Selhurst pargi ees. No nii, loodame, et see nii läheb ja loodame, et siis järgmise nädala neljapäeva õhtul vist on ka siis suursaadik Rossil hea tuju ja kõik lõpeb kenasti ja peavalu ei tule nii kõva. Aga liigume võib-olla siit edasi. Meil on tulemas ka jalgpalli MM-finaalturniir kohe-kohe, kus Inglismaa on kohal kenasti jälle. Ilmselt ma ei pea küsima, millisele koondisele te pöialt hoiate MM-il. See on Inglismaa, ma eeldan. Vabandust, ma ei saanud aru. Te toetate MM-il Inglismaa koondist? Ja Šotimaa ka. Šotimaa ka. Kindlasti mõlemad. Sest ma olen Ühendkuningriigi suursaadik, mitte Inglismaa suursaadik. Just, et sinnani ma tahtsingi jõuda, et võib-olla Eesti inimestele natuke selgitada, et kui need, kes jälgivad jalgpalli, seda Inglismaa mõjutust meedia kaudu ja Inglismaa liiga kaudu tuleb niivõrd palju, et me räägime siin rohkem Inglismaa koondisest kui Šotimaa koondisest, aga teie jälgite ikka mõlemat. Ja Šoti sel hooajal Šotimaa Premier League oli nii huvitav, oli väga knapp. Tasavägine, viimandas voorus Celtic. Ja Hearts ja Celtic vastu oli uskumatu. Ma kuulsin raadiost ja oli uskumatu. Ja loodetavasti mõlemad lähevad hästi USAs ja Meksikos ja Kanadas. Ja ma olen isiklikult rohkem
inglane kui šotimaalane, aga nagu nii palju inimesi Suurbritannias ma olen segu ja ma väga loodan, et mõlemad lähevad hästi. No kui Inglismaa ja Šotimaa omavahel jalgpalli mängivad, siis need on ikkagi väga suured, väga tulised, võib-olla vihased on isegi võib-olla õige öelda, aga kuidas teie tunnetate, kas inglased üldiselt, kui nad vaatavad, mitte siis teie suursaadikuna, aga tavalised inglased, kui nad vaatavad MM-i, kas nad on šotlaste poolt või vastu? Ma arvan, inglased on üldiselt Šotimaa poolt, aga šotimaalased on üldiselt Inglismaa vastu. Kuna väiksem riik, selle tõttu? See on tavaline, ma arvan, maailmas. Aga isiklikult ma loodan, et Šotimaa võidab ja kui Põhja-Iirimaa oleks seal sama ja Iirimaa ka. Ja Wales ka siis. Iirimaa on teine riik kindlasti, aga kindlasti britid väga loodavad, et Iirimaal on edu ka. Sest meil on nii palju irlased Premier League'is näiteks. Isiklikult ma väga loodan, et see läheb hästi minu lemmik mängijadega. Näiteks Mark Gahey, sest ta oli Crystal Palace'i mängija, ja Adam Wharton, Crystal Palace, meil on Adam Wharton, ta on poolkaitsja. Poolkaitsja, väga hea mängija. Ja Eze ka, kui Eze mängib, loodetavasti läheb hästi. Ja Dean Henderson, meie väravavaht. Minu arvates meie parim väravavaht on Dean Henderson. Rohkem kui Pickford. Aga Toomas Tuchel niimoodi ilmselt ei arva. Naame. Dean Henderson on meie number 2, aga minu arvates ta on väga hea number 2 väravavaht. Ja loodetavasti Henderson, Gahey, Wharton, Eze kõik mängivad. Ja meil on ka veel üks kaitsja, Tyrick Mitchell. Ma väga loodan, et Tyrick Mitchell on meie squadis. Koosseisus, jah? Ja suurem kui meeskond, see grupp, mis lähevad Amerikasse. Aga näeme. Aga ma olen natuke biased. Mul on natuke bias. Arusaadav. Inglismaal ju räägitakse kogu aeg enne igat suurturniiri, eriti enne MM-i, kogu aeg football coming home, see MM-tiitel peab tulema. Millised teie ootused on? See on irooniline laul. Me ei tahame, et Inglismaa on jalgpalli kodu. See on irooniline laul ja alguses see oli irooniline, sest me olime nii halvad. See on väike probleem tänapäeval, sest ma arvan, et fännid siin Eestis või Saksamaal või Prantsusmaal võib-olla nad saavad aru sellest, et me oleme nii uhked, aga see on irooniline laul ja mõte on, et me olime nii halvad ja et meie viimane edu oli 60 aastat tagasi. Jah, aga see laul nüüd võib-olla ei ole enam nii irooniline, sellepärast, et Inglismaa koondis on ikkagi, nad ei ole küll midagi suurt võitnud, aga nad on ikkagi olnud poolfinaalis, et see tase on tõusnud. Finaalis mõnikord. Just, et enam seda irooniat nii palju selles laulus ei ole, või on? Võib-olla tänapäeval see on pool irooniline ja pool real. Aga ma olen rõõmus, et me parendanud hiljuti natuke. Aga te ei ole selline siis Inglismaa koondise poolehoidja, kellele kõlbab ainult võit, ainult MM-tiitel, et see on ainukene, millega te rahule jääte? Sel aastal? Jaa, nüüd MM-il. Me ei tea, on Argentiina, Prantsusmaa on nii tugev ja teised. Loodetavasti poolfinaalis ja siis näeme.
aga ma ei tea, most of my life, minu elu Suurem osa mu elust, jah. ja suurem osa minu elust oli me halvad ja ma olin pettunud ja siis veel üks kord pettunud. See on tavaline ja minu loodus, hope? Lootus. Vabandust. Minu lootus on väga väike, sest praegu ka veel väike. Ja, sest minu elu kogemus on, et oleme pettunud. Ja loodetavasti, kui lootus on väike, siis loodetavasti edu on hea üllatus. No nii, väga tore. Meie naiskond on nii palju parem. See on teine asi. Ja ma arvan, kui ma vaatan meie naiskonda, siis ma ootan edu, sest nad on nii tugevad. Tõepoolest. No ma küsin teie käest kohustusliku küsimuse. Milline liiga on maailmas parim? Meie liiga. Ma arvan, Inglismaa Premier League. Ma arvan, meil on rohkem rahu. See on raha, vabandust, raha, mitte rahu. Rahu võib ka olla. Ja rahu ei ole raha. See on raha küsimus. Näiteks, ma vaatasin hiljuti edutabel ja see maailma meeskonna edutabel ja võib-olla minu meeskond Crystal Palace oli tipp 20 hulgas. Ja, see on uskumatu minu elus. Aga see võib-olla parem kui Juventus või Napoli või Seville Hispaanias või Bayer Leverkusen, ma ei tea. Ja see on ainult raha tõttu. See on raha küsimus. Kas, no ma meelega oponeerin teile, mina ei väida, et Inglismaa liiga ei ole maailma tugevaim, aga kas see ei ole ka nagu põhjus, et ka meie siin Eestis ja suur osa jalgpallimaailmast elab ikkagi sellises Inglismaa mõjusfääris mingis mõttes ja selle tõttu näiteks Inglismaa liiga see kõrge tempo ja agressiivsus ja kiirus kellelegi meeldib see, aga võib-olla kellelegi meeldib hoopis, ma ei tea, Hispaania tehnilisus või Saksamaa füüsilisus või Itaalia tarkus näiteks. Ja, kaks asja. Esiteks, ma arvan, et meie liig on parendanud. Näiteks meil oli treenerid nagu Guardiola ja Arsene Wenger ajaloos ja siis Guardiola ja Klopp ja teised. Ma arvan, et meie jalgpall ei ole ainult nii kiire ja nii tugev, aga see on tehniline, rohkem tehnilisem kui ajaloos. Varem, ja ka, see on natuke ebadiplomaatiline, aga minu arvates Saksamaa liiga on üks meeskond liig, see on Bayern Munichi liiga, sama Paris Saint-Germainiga Prantsusmaal ja Itaalia ei ole nii tugev. Näiteks Itaalia ei ole MM-is ja ma arvan, nende liig on päris nurk tänapäeval. See on kahju, aga jah, minu arvates meil on ehk konkurents. Näiteks meil on Manchester City, Arsenal, Manchester United on parem, ma arvan, nad on parendanud Michael Carrickiga, aga meil on ehk konkurents ja täna ei ole selge, kes võidab meie liiga. See on hea, me ootame ja Arsenali viimane match on Crystal Palace'i vastu ja me näeme, mis juhtub. Nii on, aga Inglismaa liigast huvitaval kombel ei ole päris tükk aega, kui nüüd välja arvata Rodri, kes 2 aastat tagasi valiti maailma parimaks jalgpalluriks. Seal on küll palju häid mängijaid, aga väga-väga suuri näiteks Ballon d'Ori enne Rodrit võitis Inglismaa liiga mängija alles aastal 2008. Ronaldo, et see suurt staari just kui ei ole. See oli Ronaldo Messi fenoom, ma arvan. Aga loodetavasti meil on Haaland Manchester Cityga ja teised Inglismaa. Kindlasti on meeskonnad nagu Real Madrid,
Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Nad on tugevad, aga need liigad minu arvates on nurgamad kui meie liiga Suurbritannias. Inglismaa jalgpallimeedia on eriti viimasel ajal, juba pikemat aega, aga eriti viimasel ajal hästi selline FIFA ja UEFA vastane. Kuidas teie seda selgitaksite, kuidas te seda näete, kas see on mingisugune selline arrogants või on see midagi sellist, et meie oleme jalgpalli sünnimaa ja meil on õigus rohkem arvata või kuidas te seda näete? Ma arvan, suursaadikuna ma pean ütlema, meil on FIFA ja UEFA au ja see on hea, aga fannina ma arvan, et ma olen pättunud nailed with them. Ma arvan, et oli probleemid korruptsiooniga FIFA sees ja UEFA sees. Crystal Palace'i fannina ma olin väga pättunud selle otsusega Crystal Palace'i poolt Conference Liiga ja Euroopa Liiga vastu. Jah, ma arvan, et on probleemid ja ma arvan, nende palgad on liiga suur. I mean, some of these officials. Ametnike palgad, jah? Ametnike palgad on liiga suured ja ma arvan, on probleemid. Ja ma arvan, mõlemad nad vajavad reformid, natuke reform. Kas see trend, mis viimasel ajal maailma jalgpallis toimub, et klubidele, ja mitte ainult Inglismaal, vaid igal pool suurtes riikides tuleb järjest rohkem omanikke kust iganes, Saudi-Araabiast, Katarist, mujalt, igalt poolt. Kas teie arvates see on hea trend või mitte? Nagu ma ütlesin UEFA-ga ja FIFA-ga fannina, ma arvan, see on halb. Ma isiklikult ma ei taha vaadata Katar ja UAE vastu. See petroklubid. Naftaklubid, jah? Naftaklubid, jah. Ma arvan, see on halb, aga nagu ma ütlesin, Crystal Palace, meil oli nende 4 sopra, kes ostsid Crystal Palace'i. Aga nemad on kohalikud, olid kohalikud? Üks on meie, what do you call them, juhataja esimees, juhataja esimees Steve Parish on väga hea. Väga pikaajaline Crystal Palace'i juba president, jah? Aga tänapäeval meil on Ameerika raha ka. Meil on investeerijad Ameerikast ka. Ma arvan, see on võimatu ilma natuke investeerimist USA-st või võib-olla see naftaraha. Ma ei tea. Kas, kui mõelda nagu laiemalt ja filosoofilisemalt, jalgpall on kindlasti maailma kõige rikkam spordiala, üldse võib-olla maailma kõige rikkam tööstusharu võib-olla üldse, kui mõelda veel laiemalt. Jalgpallis on kogu aeg väga palju raha. Seda raha tuleb sinna järjest juurde. Kas te ei näe, et see on ka mingit pidi oht sellel alal, et seda raha tuleb lihtsalt nii palju ja hakkavad tekkima igasugused erinevad negatiivsed mõjutused selle tõttu? See on päris raske vastada, sest fannina ma väga tahan, et minu klubil on edu ja meil on meie parim aeg minu elus. See on päris raske öelda, kui see raha jalgpallis on hea fenomen või ei. Näiteks ma tean, et Saksamaal neil on erinev model nende jalgpalliga ja tavaliselt nende fannid on klubi omanikud. Ja võib-olla see on hea. Ja minu Saksamaa meeskond, neil on sama süsteem.
Teie Saksamaa meeskond, see on Darmstadt. Mul on sõbrad, kes on Darmstadtist ja ma vaatasin Darmstadt paar korda. Aga ja see tähendab, et piletid on päris soodsamal. Ma arvan, et oli 10 eurot ja siis õlu oli 3 euro ja hotdog oli 3 euro ka. Aga probleem on siis, et neil ei ole nii palju raha mängeridele ja neil ei ole nii palju edu. Kui näiteks meil on Chelsea või Manchester City ja tundub, et nende raha on limitless. Just, ja see raha on piiramatu põhimõtteliselt. Piiramatu ja kindlasti on ju ka Premier League'is olemas regulatsioonid, millega seda kontrollitakse. Näiteks see on hea näide. Ma arvan, oli detsembril või januaril Manchester City ostis Semenyo Bournemouthist ja Mark Gahey Crystal Palace'ist ja see oli parem rundaja ja parem kaitsja liigas. Ja siis mõlemad Semenyo ja Gahey olid suurepärased Manchester Cityga ja on võimalik ka, et näiteks nad ostsid Marmouche ja teised ja Reinders, Tijani Reinders ja siis kui nad ei lähe nii hästi, nad saavad öelda, aitäh nägemist ja me proovime teistega. No just, et mängijaid vahetub väga palju, aga see on igal pool nii, aga kui me paneme sinna juurde, et praegu ikkagi Manchester City, see kellest rääkisite, suhtes on Inglismaal käimas väga pikk ja väga põhjalik uurimine, 115 väidetavat rikkumist, siis see ei ole ju mingi nalja asi, et see on ju tegelikult raha tulemus, selle nii-öelda liigse raha tulemus kõike. Ja Chelsea ka, Chelsea ostis nii palju mängija, see on uskumatu, nii palju neil on ja väga pikka kontraktiga, ma arvan 8 aasta ja see on nende meetod, aga ma arvan, et see ei tööta nii hästi hetkel. Chelsea on natuke keeruline näida. Nii et kui see teema nüüd kokku võtta, mis te arvate või loodate, kuhu suunas maailma jalgpall, Inglismaa klubi jalgpall just sellest raha kontekstis, mis see tulevik olla võiks, kuhu see liigub kõik? Veel üles või mitte? Ma arvan, see on lihtne öelda, kõik oli parem enne seda raha. Aga ma ei ole isiklikult nii kindel, et see oli parem. Ja ma olen rõõmus ka, et meie Inglismaa liig on nii edukas maailmas. See on osa meie pehme võidu, see soft power. Ja, pehme võim, jah. Pehme võim, jah. See on Briti pehme võim, nagu Coldplay või Adele või James Bond. See Premier League on oluline osa meie pehme võimast. Ehk et inglased tahavad et Premier League peab olema see maailma kõige parem, see kaubamärk, see on hea. Minu töökoht enne Tallinna oli New York, ma olin New Yorgis ja ma mäletan kindlasti, kui Premier League how say they sold? Müüdi, jah. Müüdis, muus, teleõigused. Teleõigused USAs ja see oli miljard, 1 miljard, is that 1 billion? 1 miljard dollarid. Ma arvan, see oli 6 hooaega koos, aga 1 miljard ainult USA-st on uskumatu. Mõeldamatu, täiesti käsitlematu on see tegelikult. Ja see on huvitav, sest Amerikas nad peavad vaatama hommikul, sest see on see väheaeg. Ja mitte naad, aga ka teie vaatasite. Üldiselt, kui mängu algus on kell 3 Inglismaal pärast lõuna, ma arvan,
New Yorgis see on kell 7 hommikul ja Los Angeleses see on võib-olla kell 4 hommikul ja on fännid, kes ärkavad üles kell 4 Los Angeleses, et vaadata Premier League'i. Ja see on väga-väga populaarne ka laste hulgas ja perede hulgas. See on näiteks perede what's an activity? Tegevus, jah, ühine tegevus. Tegevus hommikul ja siis nad teevad, mida nad teevad tol päeval, aga jalgpalli vaatama on hommikul. Teie elasite New Yorgis, siis vaatasite ka hommikul Crystal Palace'i mänge kõigepealt. Väga tihti baaris, see oli Iiri baar. Kell 7 hommikul? Ja, ma kustisin ükskord, kas teil on hommikusöök või midagi süüa? Nad vastasid, ei, kahjuks ei, aga meil on Guinness. See on Guinness. Hommikusöök oli Guinness ja siis veel üks Guinness. Kell 7 laupäeva hommikul. Ja siis oli see match ja siis see oli kell 9:30 ja ma juba join 3 või 4 Guinnessid ja see oli huvitav algus nädalavahetusega. Päris põnev. Kui palju te siin nüüd Eestis, kui jätta nüüd Crystal Palace'i mängud välja, kui palju te Eestis olete käinud jalgpalli vaatamas? Kas Eesti koondise mänge või Eesti liiga mänge? Päris palju mehed ja naised ka. Ja ma arvan Flora, Lavaria, Narva. Ma vaatasin jalgpalli Narvas. Ja Paide, kui Paidel oli päris hea Euroopa kampaania, võib-olla 3 või 4 aastat tagasi. Ja see oli hea. Ja hiljuti see AEK Stockholm oli siin. See oli Paide. Eelmisel hooajal Paidega, jah? Ja, Paide ja Stockholm, see oli hea. Kadriorus, jah? Täpselt nii. Ja ma vaatasin ka Eesti meeskonda. Koondist? Ja naised ka. See oli ükskord Pärnus oli Wales ja Eesti naised. Ja ma arvan, see oli 1-0 Walesi poolt. Aga ma arvan, et Walesi naiskonnel oli võib-olla 80% pallist ja nii palju võimalusi ja siis endliselt nad võid värava. Aga oli väga imbalanced. Aga diplomaatiliselt keeruline küsimus teile. Kelle poolt te Walesi ja Eesti mängus olete? Kindlasti Wales. See on minu töö. Aga kui Eesti mängiks teine riigi vastu, mitte Wales, Põhja-Iirimaa, Šotimaa, Inglismaa, siis kindlasti ma olen Eesti poolt ja tulevikus ka. Teil oli varasemast ajast Eestiga seotud üks vahva lugu Gareth Bale'i vanematega. Gareth Bale'i vanemad. Gareth Bale. Nende vanemad, rääkige, see üks vahva lugu oli. Jaa, nad olid siin, sest Wales mängis Tšehhia vastu Prahas ja siis Eesti vastu siin Tallinnas. Ja Gareth Bale'i ema ja isa ostsid piletipaket, aga siis Gareth Bale'il oli vigastus, ja. Aga nad tulesid, nad ikka tulesid ja ma pakkusin fännidele, et ma tegin Vannalinna ringkäik. Ja siis ma olen Gareth Bale'i ema ja isa. Ja tundub, et tema ema oli väga tugev atleet tema lapsepolves. Ta oli väga kiire ja ka tal oli võimalus joosta päris pikk distants ka.
Nii et sealt sai Gareth Bale oma kiiruse. Ta oli väga kiire jalgpallur. Emalt, mitte isalt. Emalt, just emalt. Ma arvan 100% emalt. Aga nad on väga kenad inimesed. Kas ma saan öelda, et minu lemmik Eesti jalgpallimängija oli ja on Kostja. See oli, ma olen väga rõõmus, et ma vaatasin Kostja see mängides päris palju korda, sest minu arvates ta oli nii tark jalgpallimängija. Ta oli nii hea, I don't know what she has, like the brain. Aju, nii hea jalgpalli aju. Ja ta on ka väga kena inimene. Meil oli üks kord launusöök siin Tallinnas. Ja launusöögi pärast ta ütles, täna on tegelikult minu sunnipäev. Aga ta ei öelnud enne meie launusöök, et oli tema sunnipäev. Ja ta on väga hea mees. Okei. Eesti jalgpallureid varem mängis Inglismaa liigas. Mart Poom, Ragnar Klavan. Miks ma selle kohta küsin? Poliitiliselt. Brexit. Brexit on üks põhjuseid, miks võib-olla Eesti jalgpalluritel on Inglismaa liigadesse natuke keerulisem pääseda. Ma arvan ei. Ma arvan see ei ole Brexiti seotud, sest meil on nii palju eurooplased aga just madalamate, ütleme, kui Eesti koondise mängijad ei pääse Premier League'i, kuhu on väga raske pääseda, madalamatesse liigadesse võib-olla oleks tõenäolisem, aga need reeglid on päris karmid. Ma arvan, et see ainult vajab väga hea Eesti mängija ja siis kindlasti seda demand is there. Nõudlus on seal. Näiteks see väravavaht Hein oli Arsenaliga ja ma olen rõõmust ka, et Ragnar Klavan on ka minu ma pean teda minu sõber. Ta on väga hea inimene. Milline teie kokkupuude siis on olnud, et niimoodi ütlete, et te peate teda oma sõbraks? Kuidas? Ja, kuidas te olete kokku puutunud? Me vaatasime koos jalgpalli paar korda ja siis ma arvan ka nagu Kostjaga. Me võib-olla Ragnar Klavaniga meil oli paar õlut baaris või launusöök. Kas te vaatasite Liverpooli või Crystal Palace'i mängu või Liverpooli ja Crystal Palace'i mängu? Ma vaatasin tema mängurina. Siis kui ta mängis, jah? See oli Kaleviga esiteks ja siis ma arvan esiteks Kalev ja ka ma ei ole kindel, aga siin, sest ta ikka mängis. Aga ma mõtlen, et ta ei mängi tänapäeval. Enam ei mängib. Ta on klubi juht, Tallinna Kalevi president. Ja, kindlasti. Ja me tegime väike video, ma arvan, aga ma ei mäleta miks. Sest ma ei tea. Okei. No lõpetuseks veel, et Eestis juba päris pikka aega siin 10-20 aastat on selline väike nali, et Briti poissmehed käivad päris palju Tallinnas jalgpalliga vaatamas. No mitte ainult jalgpalli vaatamas, aga muuhulgas ka jalgpalli vaatamas. Et kas teie ka sellist, et kui te pubis käite mängu vaatamas ja õlut joomas, kas te puutute ka Briti nõndanimetatud poissmeestega kokku või mitte? No, jumal tänatud ei ole nii palju tänapäeval, sest ma arvan, et päris tihti nende käitumine ei olnud nii hea Vannalinnas. Ja võib-olla nad olid liiga palju. Ja ma kuulsin, et Eestil oli otsus, võib-olla valitsust, et me ei taha
seda tüüpid turismist ja lahendus oli, et kinnitada, et õlu oli näiteks 7 või 8 euro, mitte 2 euro. Ja kui ma arvan, on väga selge what's the connect? Ühendus poisid ja õlu hinnad vahel, hinnade vahel. Ja kui õlu hinnad, how do you say? On all, jah? Madalad? Ja, kindlasti. Nii et see oli siis mingit pidi õige otsus? Jaa, ma arvan on, it was like I said, meelega, otsus meelega, et me ei vaja nende turistid. Ja jumal tänatud, meil on tänapäeval rohkem sodurite pered, pereliikmed ja ka inimesed nagu mina, kes tahavad veeta aega vannalinnas, aga kultuuri perspektiivast. Neil on huvi arhitektuuri vastu või ajaloo vastu ja nii edasi, et siin on nii palju kultuuri või opera või ballett ja nii edasi, aga mitte ainult õlu. No nii, Ross, suur tänu selle vestluse eest. Loodan, et Crystal Palace võidab Euroopa karika esimest korda oma pikas, rohkem kui 100 aasta pikkuses ajaloos ja et saate siis rõõmu tunda sellest suurest triumfist. Suur aitäh ja loodetavasti Crystal Palace ja Arsenal nende finaalis ja Aston Villa nende finaalis. Meil on Briti klubid kolm finaalides. Loodate, et Briti klubid võidavad kõik 3 eurokarikat? Aitäh, loodetavasti. No nii, suur tänu veel kord, Ross. Aitäh teile ka kõik head vaatajad, kuulajad selle episoodi jälgimise eest ja nagu ikka, paar nädalat ja oleme taas tagasi, kui jalgpalli MM-finaalturniir tuleb meile järjest lähemale.